tere, armsad teekaaslased, teeme kaardi lugemise teemal, kuidas sina saad oma finantsilist maist elu edendada, tugevdada enda ühendust maaga ja külluse vooga. Missugused sõnumid on algallikalt ja inglitelt ja üles tõusnud meistritelt täna sulle. Mina olen Stella Shakti, olen kanaldaja. Olen seda teinud professionaalselt juba üle 15 aasta, ehk siis teisisõnu avastasin, et ühel hetkel, et minus on võime vastu võtta sõnumeid, mida ei saa alati isegi teaduslikult aru saada, et kuidas need sõnumid niimoodi tulevad. Aga need sõnumid tulevad sellepärast, et me oleme kõik omavahel ühenduses ja teadus hakkab vaikselt oskama ära juba seda kõike seletada, aga teadvuse tasandil on tegelikult selline kanaldamistöö olnud aastatuhandeid ja läbi kõikide tsivilisatsiooni ajajärkude inimestel olnud teada. Ja väga suure au sees on tavaliselt olnud kanaldajad mõnisada aastat tagasi, aga toimusid veel siin planeedil väga suured protsessid, kus põletati nõidasid ja teadja naisi ja inimesi, kes oskasid selgelt näha, sest et nägid natuke liiga selgelt, mis ei meeldinud mõningatele ametivõimudele. Nüüd me tuleme tagasi sellesse ajastusse, kus me saame aru, et tõde on kallim kullast. Oleme jõudnud tõeajastu lävepakust üle, kõik mis on tõega kooskõlas, hakkab meid eluselvust järjest rohkem kandma ja mis ei ole tõega kooskõlas, langeb meie eludest ära. Ja ma räägin seda sissejuhatusena sellepärast, et väga paljude inimeste eludes toimuvad finantsiliselt suured muutused, sest see, kuidas varasemalt on elu üles ehitatud, ei ole olnud niivõrd tõega kooskõlas, kui on lihtsalt äraelamise pärast tehtud valikud, mismoodi küllust luua. Ja kui need valikud ei ole olnud südamega kooskõlas, siis tuleb need valikud varem või hiljem ümber teha. Ja see ei ole siis ainult üksikindiviidide teema, vaid tegelikult see toimub kogu kollektiivses energias. Ja väga paljud inimesed on avastanud, et nad isegi ei taha samamoodi toimida nii, nagu see on varasemalt olnud. Ja siis nüüd mina saangi olla sulle toeks ja abiks, sest et minuga toimus see protsess juba väga palju aastaid tagasi. See oli umbes siis 20 aastat tagasi, kui ma avastasin, et ma ei saa toimida niimoodi, nagu seda tavaühiskond nõuab, et 8–5 tööl ja siis teed karjääri ja siis teed kodu ja siis on auto ja siis on lapsed ja nii edasi. Minu keha tunnetus ei lasknud mul seda kogeda, sest ma olin liiga tundlik, et sellises keskkonnas üleüldse töötada, kus inimesed on pead-jalad koos ja projektijuhid räägivad omavahel oma klatsijutte ja siis kujundajad räägivad oma juttusid oma teemadel, et isegi keskendumine on näiteks keeruline ju. Kõikidele ei sobi selline pead-jalad koos olemine ja ei sobi see, et peame mingil ajal midagi tegema, et sageli loometöö jaoks tuleb inspiratsioon just nendel lõdvestus- ja rahuhetkedel, mitte siis, kui survestatakse, et siis peab kuidagi pastakast välja imema mingisuguse võluprojekti. Et no vot, sellised on meie ajastu kogemused, et me tuleme tagasi terviklikkusega kooskõlla. Ja igasugused vaimsed õpetused ja vaimsed teemad on toredad, aga kõige tähtsam kõige juures on ju see, et me elame enda südame järgi, et ei olegi tähtis, et me mingisugust kindlat temaatikat järgiksime, et vot kui sa oled seda suunda õppinud, et siis sa pead seda tegema, vaid mina usun, et kõige tähtsam on meie elus kuulata enda sisetunnet ja teha enda sisetunde järgi. Ja kui me ei oska enda sisetunnet kuulata, siis seda tuleks esimesena ära õppida. Nii et enne kui me lähme gruppide kaupa kaardi lugemise juurde, on mul kõikidele gruppidele täna siin selge sõnum. Kuula ennast, kui sul on millegagi seoses hea tunne, tegutse. Kui ei ole hea tunne, siis on vaja järelikult oodata paremat hetke või muuta suunda. Ja seda, mida siis tarvis teha on, seda me saame oma südame
kaudu kõige paremini õppida tegema. Ja selleks on vaja kuulata oma südant, reaalselt pidada dialoogi oma südamega. Mitte lihtsalt oodata ja eeldada, et küll mulle see teadmine tuleb, vaid et päriselt küsida, et kallis süda, mida järgmisena ette võtta, kuidas liikuda, mida teha või mida tegemata jätta, kuidas muuta oma elu, nii et see oleks tõesti mind toetav ja väestav ja mulle tooks naudingut ja tooks selle tunde, et kõike jagub nii mulle kui ka jagamiseks. Ja mul on alati olemas kõik, mida ma vajan, et astuda järgmised sammud oma hinge teel. Et küllus ei pea tulema alati rahana, küllus võib tulla ka võimalustena, see võib tulla ka arusaamiste või taipamistena, kuidas teisiti asju saab teha, kui ainult raha kasutades. Et näiteks üks mu hea tuttav tegi terve ümber maailma reisi ilma rahata. Ja kes tahab selle teema kohta kellel on huvi sellel teemal, siis võite mulle kirjutada. Ma annan selle inimese kontakti teile, et saate ise tema sellel teemal suhelda, kuidas ta seda tegi. Aga võin päris kindlalt ja täiesti käsi südamel öelda seda, et kui sinu sees on tunne ikkagi midagi teha ja see on sinu sees südame otsus, siis mitte miski ei saa sind peatada. Kui sa tunned, et mingi asi on sinu tee teha, siis sa leiad selleks ka võimalused. Nii et need vabandused, mul ei ole aega, mul ei ole raha, on tegelikult kõikide absoluutselt igas situatsioonis ületatav. See on ületatav, sest et ajakasutust me saame ümber mängida ja saame asju luua ka teistmoodi. Aga see konkreetne kaardi lugemine siin on konkreetse suunitlusega, kuidas sa saad oma finantsilist küllust suurendada. Nii et kui me täna räägime siin küllusest, siis me räägime esiteks sellest küllusest, et küllus tuleneb alati algallikast, tuleneb armastusest. Ilma armastuseta ei saa praegusel hetkel siin planeedil enam külluse voogu luua. Need olid vanad süsteemid, need süsteemid on nüüdseks kokku kukkunud. Kes üritab veel vanamoodi, saab omad õppetunnid sellega seoses, et tulla sellest südamele vastuminemise mustrist välja. Kõik tuleneb algallikast, ka rahaline küllus, mis tähendab seda, et see, mida sa oma elus teed, sul on vaja teha seda, mida sa armastad ja sul teine aspekt, sul on vaja osata seda väärtustada ja väärtustada oma aega ja energiat ja väärtustada seda, mida sa annad, ehk siis väärtustamine võti kõikidele gruppidele. Ja sellest sa saad aru, kas su elu on rõõmu ja õnnistuste voos, kui sa julged vabalt rõõmutantsu tantsida sõna otseses mõttes, mitte kaudses tähenduses, vaid kas sa tantsid oma elus iga päev tänu tantsu universumile, kui sul seda tunnet ei ole isegi tunnet, et mis tantsust me siin räägime, mul on nii keeruline koht, siis enne kui me läheme nende lugemiste juurde, ma ütlen teile päris ausalt, ennem kui kogemused manifesteeruvad, on sul vaja seda tunnet, et see on juba manifesteerunud. Ilma selle tundeta sa ei ole magnetiks vajalikule kogemusele. Seega, kui sina tahad saada miljonäriks, siis ma soovitan sul iga päev tantsida reaalselt tänutantsu, olla nii lõputult tänulik ja õnnelik ja tunda seda tunnet, kuidas ma siis tantsiksin, kui ma oleksin miljonär. See praktika võib tunduda tobe, naljakas, imelik, kummaline, väga vastuoluline võrreldes sellega, kuidas sa ennast praegu koged. Aga ilma selle tunde äratamiseta, sa võid vaadata 1000 kaardilugemist ja 1000 raamatut, aga kui sa seda tunnet endasse ei too, ei saa miski töötada. Nii et ma ütlen, et need kaardilugemised, täna need sõnumid, mida algallikas meile toob, tulevad selge õpetusega. Too endasse kõigepealt see tunne kohale, nagu see kogemus oleks sinu jaoks võimalik. Luba endal palun seda tunnet tunda
ja seejärel vaatan neid kaardilugemisi, nii et ma soovitan, pane see kaardilugemine pausile ja jätka siis, kui sa oled kas või väikese rõõmu tantsu teinud, lihtsalt kas või katsetamise mõttes, lollitamise mõttes. Astu sellest tõsiduse kastist välja, öeldakse selgelt. Luba endal kas või korraks tunda seda tunnet, et see koht lahenes. See on tänutants, mida meil on vaja tantsida iga päev, sest et see toob need kogemused kohale. Ja mitte ainult raha teemal, kui tahad õnnelikku suhet, tantsi juba seda tänutantsu. Soovid paremat tervist, kui sa ei saa voodist tõusta, siis kas või liiguta varbaid ja tunneta, nagu sa tantsiksid. Tee kõike selleks, et sa saad kas või korraks selle tunde kätte, nagu see unistus oleks juba täitunud. Ja lähme edasi peale tänutantsu. Läheme esimese kaardigrupi lugemise juurde. Tere, armas! Vaatame, mis on sinu finantsilise edu võtmed ja soovitused inglite algallika üles tõusnud meistrite poolt. 11.11 oli siin ekraanil. Võimalik, et see võib olla nii sulle kui sinu kaksikleegile elu muutev teadmine, mis siit tuleb. Võta vastu, mis sulle sobib. Ülejäänu jäta palun lihtsalt kõrvale. Esimene sõnum. Sul on vaja õppida ära laisklemine, logelemine, lihtsalt olemine. Selleks, et sinu ellu saavad tulla läbimurded, on sul vaja, et sa oskad ka nendes hetkedes, kus sul ei ole täit selgust, ei ole täit arusaamist, on vaja osata võtta aeg maha. Võimalik, et kallis grupp number 1, sinu elus on praegu selline olukord, kus elu on justkui sinu eest sind korraks rajalt maha võtnud või pidurdanud sinu liikumisvõimet või toimimisvõimet mingil moel. Et sa ei saa praegusel hetkel sellises orava rattas ringi vurada, nagu sa seda varem oled teinud. Ja selles on kindel põhjus, enne kui suurt laeva hakatakse pöörama, eks ole, ookeani peal, on tarvis, et see laev võtaks hoo maha, et ei paneks täiel kursil täie rauaga sinna kurvi sisse, ütleme niimoodi, sest laev võib niimoodi kreeni minna, võib viltu minna. Praegu on elu toonud sulle selle aeglustumise piduri või soovituse, palun pidurda, sest elu pöörab sind praegu palju positiivsemas suunas. Elu ei ütle, et kõik tuleb sinu ellu raske tööga. See on võimalik, et olnud sinu mingisugune uskumus või arvamus, mida keegi on sinusse süstinud, mis iganes põhjustel, võib-olla egoistlikel põhjustel, võib-olla see oligi sinu elukangas mingi aeg oluline suund, et sa tegutseksid, õpiksid hästi distsiplineeritult toimima. Aga nüüd elu ütleb, et su elu on praegusel hetkel täielikult uueks pöördumas ja selleks, et see pöörang saaks toimida nii, et sa jääd maandatuks ja rahulikuks, on sul vaja võtta aeg maha. Selles aja mahavõtmise kohas võivad sulle tulla imelised uued inspiratsioonivood, taipamised, mõistmised, just nendel hetkedel, kui sa ei oska isegi oodata. Lähed näiteks duši alla või sööd midagi või vaatad taevas pilvi liuglemas või õpid oma negatiivsete uskumuste peegeldusi nägema, mis su elus praegu on. Teisisõnu, sinu elu on täpselt praegu selline, nagu sa oled uskunud ennast väärivat. Mitte, et sa väärid seda, mis sul praegu elus on, vaid see, mida sina oled uskunud, et sa väärid. Mõistad? Sest sina määratled oma elus toimuva vastavalt enda kvaliteedi tasandile. Võimalik, et see elu, mida sa praegu elad, oli mingi hetk sinu jaoks tõesti unistuste elu, aga nüüd, kui sa oled sellesse kohta jõudnud, sa saad aru, oota, aga tegelikult ma sooviksin hoopis hoopis teistmoodi praegu. Sul on vaja aru saada, et see, mismoodi sa praegu oled toiminud, on sinu vastutusel. Sa ei saa kellelegi näpuga näidata, kui sa tahad sellest kohast välja tulla. Kui sa tahad sellest kohast edasi ja välja tulla, siis on vaja õppida igasugune näpuga näitamine täielikult kõrvale jätma. Mitte üheski kohas minna
sellesse, et tema on süüdi, et minu elu on selline. Ei ole ka mõtet ennast süüdistada, vaid pöörata pilk tulevikku. Kuhu ma nüüd edasi olen liikumas, mida ma nüüd soovin? Esitada need küsimused, visata need õhku ja seejärel võtta lugelemise aega, sest et kõrgema sageduslikud ideed ehk lahendused tulevad siis, kui me oleme lõdvestunumad, kui meis on vähem stressi. Et sul on vaja seda stressivabastust teha ja üks selline väga hea harjutus on, et ka vaatle oma negatiivseid mõtteid nagu tumedaid pilvi taevas. Las need tulevad ja lähevad. Aga sinu olemus on valgus, sinu olemus on looja olemus. Sa suudad luua selle reaalsuse, mida sa tahad. See küllus, millest sa oled unistanud, see tahabki sinu ellu tulla, aga selleks, et sa saad aru, kuidas see sul ellu tulla saab, on sul vaja osata täielikult see kogemus anda algallika kätesse lahendada. Teisisõnu, Jumal ehk armastus saadab sulle inspiratsiooni, kui sa oled piisavalt kõrges sageduses. Sa ei saa madalas sageduses kõrgsageduslikke ideid vastu võtta. Selleks on vaja osata olla ise ka kõrges sageduses. Su ellu on tulemas väga imeline muutus ja sa saad sellest muutusest aru, kui sa tuled rohkem oma väesse. Sa ei lase oma egol endast üle rullida ja oma hirmudele oma elu juhatada. Su elu on praegusel hetkel sellises ristekohas, kus sa oled läinud ühes suunas, ühtemoodi, ühel viisil. Elu ütleb, et enne kui sa sellest risteest nüüd samas suunas edasi kihutad, sa näed, et nüüd on ristekoht, nüüd on valikute koht. Enne kui sa otsustad, kuhu sa edasi lähed, on vaja õppida oma hirm ületama ja tulema oma südamesse. Süda annab sulle õige suuna juhise. Selleks on väga hea teha igapäevaselt hingamispraktikaid, mediteerida, teha reikit, lõdvestuda ja teha taotlused. Aitäh, et universum suunab mind. Aitäh, et kõigel on olemas lahendused. Aitäh, et see elu, millest ma olen unistanud, sellest saabki minu reaalsus, minu tegelikkus. Ja kui sa ei tea, mis unistused on, siis ka võid seda küsida, aga ma soovin teada, mida armastus läbi minu tegelikult kogeda tahab. Milleks ma olen siia planeetile sündinud? Mis on mu tegelik elu eesmärk? Sest niipea, kui me hakkame tegutsema oma elu eesmärgi kohaselt ja me usaldame seda voogu, elu eesmärgi voogu, tõesti me läheme oma hinge teed, oleme me alati toetatud, meil on alati olemas ressursid ja vahendid, meil on alati olemas võimalikkused. Ja praegu see, mis sinus hetkel toimub sinu elus, ongi võimalikkuse taipamine, et sa saad aru, et tegelikult on väga positiivne võimalikkus võimalik. Selleks on vaja oma hirm täielikult seljatada, öelda, et ma ei usu enam oma hirmudesse, ma usun nüüdsest armastusse. Mina valin, see on minu elu, mina olen valinud elada nüüdsest armastuse teenistuses. Armastus näita, kuidas see käib, mida ma tegelikult armastan, mida mulle meeldib tegelikult jagada, mida mulle meeldib maailmale kinkida. See, mida sa oled loodud looma, on väga tugevalt seotud otseselt loodusega. Ja see, kuidas sa saad aru, mismoodi oma finantsilist reaalsust edendada, tuleneb otseselt sellest, et sa tunned üks olemist loodusega ja selles üks olemises loodusega tuleb sulle loomupäraselt see idee või see taipamine või see, ütleksin isegi mäletamine enda kõrgema potentsiaali kohta, sest meis kõikides on tegelikult see kõrgema potentsiaali
arusaam meie DNA-sse kodeeritud, sa oled seda teadnud, sa oled sellest võib-olla üle vaadanud, sa oled seda võib-olla ignoreerinud või pannud tahaplaanilt, ma hakkan sellega tegelema siis, kui mul on rohkem raha või aega, aga elu ütleb, et see, mida sa oled kutsutud looma või tegema, ongi see sinu kõige imelisem nii-öelda kas hobi, huviala. Sa võid looduselt küsida, kuidas loodus, kuidas armastus tahab, et sa seda inimesteni tooksid. Mida sa saad teha, luua selleks, et see kogemus, mida sa ise väga armastad, saaks ka teiste inimeste ellu tulla, kes seda väga armastavad. See võib olla ka näiteks see, et sa oled sündinud muusik. Sa lähed loodusesse, loodushääled võivad sind inspireerida. Või sulle tulevad looduses imelised laulusõnad või meloodiad või tulevad meelde mingid inimesed, kellega sul on olnud tore koos olla, koos midagi luua. Siis on vaja võib-olla ka nende inimestega ühendust võtta. Ühesõnaga looduses viibimine, õues olemine ja värskes õhus ja paljalu maa peal ja võimalikult nauditavas keskkonnas viibimine toob sulle selle selguse tagasi. Et siin on olnud ilmselt olukord selline, kus sa oled olnud palju finantsilise turvalisuse tagamiseks olnud nii-öelda rakkes. Sul ei olnud sellist vabadust palju looduses viibida ja nüüd loodus tervendab sind ja täidab sind selle uue taipamiste vooga. Ja sinu ellu on oodata tõeliselt imesid. Et see koht, mis sa oled arvanud, et võt, mul ei ole õrna aimugi, mis siit teha ja nagu need negatiivsed mõtted on niimoodi ära blokkinud su pea, siis on vaja need negatiivsed mõtted kõik välja looduses hingata, laulda, karjuda, tantsida, kuidas iganes see sinu jaoks on parim. Ja öelda, ma olen avatud imedele, ma olen avatud lahendustele. Ja nii nagu imede puhul ikka, need võivad tulla nii imeliselt, niisugusel kujul ja niisuguses kohas, et sa ei saa arugi, kuidas see nüüd järsku nii läks. Aga elu ütleb, et kallis grupp number 1, sinu ellu on tulemas lahendused, millest sul veel ei ole aimugi, aga selleks on sul vaja, et sa tunneksid ennast palju kõrgemas sageduses, kui sa seda oled harjunud igapäevaselt olema. Küsi enda ellu juhatust läbi südame, sa oma juhatuse saad ja sinu rahaasjad lähevad kohe päris kindlasti väga palju paremaks. Ma ei ütle ajaliselt, et kas see on kuu pärast, nädala pärast või päeva pärast, vaid see on täpselt nii palju aja pärast, kui sa lubad endal piisavalt lõdvestuda ja rahuneda. Selles rahunemisest tuleb sulle uus voog, see võib tulla ka näiteks telefonikõnena, see võib sulle tulla mingi kuulutusena, mida sa näed, see võib tulla mingi vestlusena kellegagi, mingist raamatust midagi loed. See, kuidas see lahendus sinu ellu tuleb ja see edenemine on sinu jaoks müsteerium, selleks, et sa õpiksid nägema, et see elu ongi imeline ja see elu ongi maagiline ja kõike me ei saagi mõistusega ette arvestada ja näha, sest muidu me muutuksime üleolevaks looduse ja universumi suhtes. Meil on vaja hoida alandlikku meelt ja teadlikkust, et kõik läheb nii, nagu algallikas tahab. Ja selleks, et me oleksime avatud algallikaga koostööle, on vaja seda enda rahustamise ja endaga lõdvestunud olemise aega ära õppida. Sest kui sinu ellu tuleb see suurepärane projekt, idee, uus voog, siis selleks, et see uus voog saaks jätkuda, mitte et korraks on tore ja pärast on jälle stress, vaid selleks, et sa oskaksid selles kõrgemas voos, suuremas finantsilises voos stabiilselt närvisüsteem tasakaalus olla, on sul vaja eelnevalt ära õppida enese rahustamine, enese päästamine, enne kui see suurem voog tuleb. Nii et praegu on ettevalmistus sinu suurenenud finantsilise voo jaoks ja sinu õpetus sulle universumilt on väga lihtne. Õpi lõdvestuma, nautima, lihtsalt
olema. Küsi ja sulle antakse. Imed on sinu jaoks garanteeritud. Need on tulemas. Palun jäta see kaart endale meelde. Imelised lahendused on su poole teel, nii et võid vabalt hingata ja lõõgastuda. Nii see on. Ole õnnistatud. Lähen korraks sääsetõrjet. Ja läheme grupi number 2 juurde. Armas grupp number 2, sinu sõnumid on järgmised. Ahaa, sinul on vaja lõpetada edasilükkamine. Et sul on juba mingisugune idee antud, kui esimene grupp sinu ootas sellist jumalikku ilmutust, mis tooks suurema kergenduse, siis sinul on ilmutus tulnud, sul on mingi projekt juba käsil, mis tuleb nüüd lõpule viia, täide saata ja küsida südamelt juhatust, kuidas, millal, kellega see lõpuspurt nii-öelda teha, aga sul ei ole vaja midagi oodata. Sul on vajalikud võtmed juba elu sulle andnud, sul on inspiratsioon juba käes, sul juba tegevus käib, jätka. Usu, et see toob sind suuremasse armastusse. Ma ei ütle, et see toob sulle kohe suurema kergenduse, aga kui sa selle projekti lõpule viid, siis elu juhatab sind edasi, kuidas sellest veelgi, ütleme, suurem voog luua. Mitte siis selles mõttes, et sa mõtled ainult endale saamise voost, et kuidas rohkem raha luua, vaid kuidas sa saad rohkemaid inimesi teenida läbi selle, kui see projekt on nüüd lõpetatud või lõpule viidud. Võib-olla sa saad seda kasutada, seda materjali kuidagi veel avaramalt või ka, ma ei tea, teistes keeltes või kuidagi rahvusvaheliselt või ühesõnaga. Aga enne on vaja see üks projekt on nüüd vaja lõpule viia, millest hakkab välja kasvama järgmine osa või järgmine samm. Just, et tekib avardumine. Ja selleks, et see avardumine saaks toimuda, on vaja, et sul on see mingisugune element valmis, millele sa hakkad seda ümberringi, siis seda uut, ütleme siis sellist struktuuri looma. See võib olla, et näiteks sul on mingisugune koolitus valmis ja siis sa lood sellest kas näiteks mingit raamatu või kaardid või ühesõnaga mingisugune edasiarenemine, võib-olla mingisugune pikem programm või mingi retriitide programm või mingisugune süsteem, kuidas sa saad rohkemaid inimesi toetada ja aidata läbi selle materjali, mis sul juba parasjagu olemas on. Et elu ütleb, et avardumine on loomulik. Kui sul elus on praegusel hetkel olnud pigem finantsiline kas kokkutõmbumine või kuidagi keerulisemaks muutumine, siis see on märk selle kohta, et elu tahab, et sa pööraksid oma fookuse millelegi kas uuele või millegi lõpetamisele, mis vajab praegusel hetkel otsadega kokkutõmbamist või üleüldse ärajätmist, et siin on vaja kasutada sellist eristamise võimet, kus sa saad aru, et sina ei ole sinu projektid. Ühel hetkel meil tuleb kõik need vabaks anda, näiteks raamatu kirjutamine võib tunduda, ma kirjutan raamatu, siis on nii tunne, aga tegelikult kui me kanaldame raamatu või loome mingisuguse loomingu projekti, siis peale seda see on nagu laps, kes kasvab suureks ja läheb oma elu elama ja see ei ole enam nii-öelda nagu meie küljes, ei kuulu meile tegelikult. Et siin on võib-olla olnud selline liigne samastumine, mis on tekitanud võib-olla mured sinu jaoks. Et sa oled liiga olnud samastunud oma seniste finantsvoogude, allikate vahenditega, mille kaudu algallikas sind on toetanud, aga elu ütleb, et ta tahab sind toetada edasi, ta tahab sind toetada veelgi suuremalt, aga selleks on vaja, et muutuksid need meediumid või vahendid või kanalid või mingisugune
suurema publikuni jõudmise võimalus on siin, aga selleks on siis vaja, et sa mingisuguse asja kõigepealt lõpule viiksid. Elu ütleb, et sa oled väga kaitstud, midagi halba sinuga ei juhtu. Võimalik, et see, kuidas ja mis sulle seda küllust elus suuremat toob, on see, et sa just nimelt, et sa ei sihi armastuse suunas, sa ei ürita nagu armastust maha tallata või ohvriks tuua, vaid sa purustad oma ego, sa purustad oma hirmu tasandi. Ja võimalik, et see, mida sa oledki tulnud siia planeedile tooma, ongi see, et sa õpetad inimesi ka mingil viisil tulema hirmu tasandilt suuremasse armastusse ja see toob ka sulle suurema voo, see toob sulle suurema külluse voo ja armastus ise juhatab sind, kuidas seda kõike väärtustada nii, et sa tunned end, ka sina oled väärtustatud. Arvesta sellega, et mida suurem on su elukogemus, mida suurem on su professionaalsus, seda enam sa võid ka ennast väärtustada. Vahel võib olla ka lugu selline, et kui sa ennast piisavalt ei väärtusta, siis ka inimesed ei väärtusta sinu tegevust. Et on tore mõte, et teha kõik hästi odavalt või hästi soodsalt, aga samas kui inimesed kehitavad siis olgu, et oli kah midagi, et siis see ei ole ka nagu õige suhtumine, kui sina oled terve oma elutöö mingisse kogemusse pannud. Ehk siis siin on vaja sul õppida ennast väärtustama ja küsima oma südamelt, kuidas see õige väärtustamine sinu jaoks oleks. Sest igaühe jaoks on ju oma viis, mida see väärtustamine siis päeva lõpuks tähendab. Aga vaata, kui ilus sulle tuleb siit universumi kinnitus, et küllus on sinu elu saatusesse sisse kirjutatud. See on sulle tulemas, sul on vaja olla sellele avatud, sul on vaja olla avatud ideedele, avatud jumalikule juhatusele ja kõik, mida sa oma elus vajad, tuleb su ellu õigel hetkel. On see siis rahaliselt või abi või inspiratsioon, mis iganes ressursse sa vajad, sul on alati kõik olemas, mida sa vajad selleks, et täita oma hingesaatuse kõrgeimad kokkulepet. Nii et kõik oma vaesuse mõtted sa võid oma peast minema lükata. Need ei ole tõde, need ei ole sinu saatusesse sisse kirjutatud, sa ei ole kutsutud siia kannatama. Sa oled siin, et kogeda kõige kõrgemat voogu, mis vähegi võimalik. Ja sulle antakse täpselt õigel hetkel õiged teadmised. Seda öeldakse ka krallis grupp number 2. Õigel hetkel sa tead, mida teha. Kasuta oma teadlikkust targalt. Ma küsin seda ka, et kas see finantskvoot peab läbi sinu tulema? Sinu ellu võib tulla ka väga palju sellist, kuidas ma ütlen, et kui sa oled oma partnerlussuhtes, siis on täitsa võimalik, et tegelikult sinu partner tahab sulle pakkuda seda, mida sina oled arvanud, et sa peaksid ise looma. Et siin tuleb võib-olla oma kallimaga arutada, mitte võib-olla, vaid ma arvan, et see on väga hea mõte, et arutada, et kuidas te üldse tahate, et külluse voog oleks. Sest kui sa oled naine, aga su mees tahab sinu eest ise hoolitseda, siis kui sina oled nagu nii-öelda selle rolli endale võtnud, selle hoolitseja rolli, siis võib-olla su mees energia tunneb ennast nagu puudulikuna, tuleb see sõnum. Et kõik, mida sa teed või mida te koos teete, ju mõjutab teineteist ka. Et siin on täitsa võimalik, et on vaja rohkem usaldada oma partnerit, et ta tahab sulle kõike seda tuua, mida sina soovid vastu võtta. Et kõike, mida teed, tee selle tundega, et ma teen seda algallikale. Ma teen algallika juhatusel ja annan kõik tagasi algallikale. Kõik küllus, mida sa lood, on selleks, et maailmaga jagada. Ja kõik, mida sa vastu võtad, on selleks, et ka teised õpivad maailmaga jagama ja see on ka nende jaoks nauditav kogemus. Et siin on vaja hästi mediteerida, et see must lint siin kaardi keskel tähistab Saturni energiat ja see räägib sellest, et on vaja mediteerida rohkem.
läbi meditatsiooni sa saad täpse juhatuse ja tulevad sulle täpselt need õiged inspiratsioonivood ja õpetused, kuidas oma voogusid suurendada, nii et arvestad, kui sa oled paari suhtes, siis sa ei ole üksinda teie finantsvoo või sinu finantsvoo eest vastutav, te olete mõlemad, panustate sellesse voogu. Paari suhtes mõlemad partnerid mõjutavad teineteise voogusid väga sügavalt, et siin on vaja seda kohta läbi vaadata. Kui nüüd on selline olukord, et sa oled naine, sa oled rohkem võtnud vastutuse ja mees on nagu vähem võtnud vastutuse, mida siis teha? Siis on vaja aru saada, et teil on vaja mõlemal midagi praegusel hetkel õppida ja mida mina tunnen, et mida on vaja õppida, on vaja oma egost üle saada, hirmust, rääkida nendest asjadest, mis võivad tunduda ebamugavad ja tunnistada, kus rollis tegelikult keegi olla tahab. Et igaüks suhtes olles peab saama kogeda seda, kus ta tunneb kõige mõnusamalt ennast. Et see ei pea tähendama seda, et ainult mees teenib raha või mis iganes, see ei tähenda seda, see võib tähistada ka seda, et teil on vaja mõlemal ausalt tunnistada, mis rollis te olla tahate ja et mõlemad saavad teha täpselt seda rolli, täpselt seda kogemust, kus nad tunnevad kõige väekamana ennast. Et teil on mõlemal vaja õppida selles suhtes olles, olema just need, kes te tegelikult olete, mitte kellegi teisena esinema, kes te tegelikult ei ole, sest teised kõik on nii või keegi ütles, et suhtes peab nii olema või kõik peavad võrdsed olema või mis iganes. Et kõik sellised üldlevinud käimatõed, need võid täiesti julgelt kõrvale panna. See, mis on tõde teiste paaride jaoks, ei pea olema sinu jaoks. Ka sinu suhtes on tõde ja teie suhtes on tõde just see, mis on teie jaoks kõige õigem. Nii et ma ütleksin, et siin on väga suur võti omavahel suhtlemises ja eristamises, et me võime olla täpselt nii, nagu meie tahame olla, nagu meile tegelikult meeldib. Seda külluse voogu siis praegu suurendada ongi see, et ärgata üles oma tõelisele olemusele, kes ma tegelikult olen, siis ma julgengi see olla, et ma lihtsalt ei ole teoorias, et jah, ma tean küll, et ma tahan nii olla, vaid et panen sellega siis praktikasse, aga ma olengi siis nii, nagu mulle meeldib. Ma teengi nii, nagu mulle meeldib, nagu minu arvates kõige õigem tundub, nagu meie arvates kõige õigem tundub, kui me räägime paari suhte võtmest. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2, loodan, et sellest kaardi lugemisest oli abi, võimistused ja helget voogu. Ja läheme grupi number 3 juurde. Kallis grupp number 3, sinu kaardi lugemine algab kohe väga võimsa sõnumiga, et jaa, sinu elus on edu täielikult garanteeritud. Huvitav, kõik 3 gruppi tulid nii selgete sõnumitega ja ma saan aru ka miks, et kes seda sissejuhatust siin eelpool ka kuulas ja kes ei kuulanud, väga soovitan selle läbi kuulata, enne kui te selle kaardi lugemise juurde tulete. Sest et seal ma andsin tegelikult võtmel, millega saavad absoluutselt kõik häälestada oma elu tagasi kõrgsagedusse. Nii et kui sa seda kasutad ja hoiad seda sagedust ja seda tunnet, et edu on sinu jaoks võimalik, siis elul ei jää muud üle, kui sulle tuuagi täpselt see, mida sa oled tahtnud. Ja sina oled oma edu jaoks väga palju juba ise loonud, sa oled väga palju oma uskumusi muutnud, sa oled väga palju oma arvamusi, oma hoiakuid, oma ellusuhtumisi juba timminud. Et mida mina tunnen, et nüüd on vaja lihtsalt sul olla avatud. Ma olen avatud, edu väravad on minu jaoks avatud, ma elan pidevas eduvoos ja ma olen avatud suuremale mõistmisele, arusaamisele ja suuremale külluse voole. Ja võimalik, et see lüke, mis sinul oleks vaja teha, on omad kas teenuste või toodete või mis iganes
praktikate eest julgeda küsida seda tasu, mida sa tunned, et on sinu jaoks hea tundega, et kui sa selle summa saad, näiteks teed mingi seansi ja sa saad sellise summa, et siis sul on tõeliselt hea tunne ja sa tunned, et see on sind väestav. Et siin on võib-olla selline nihe vajalik teha, et või siis mingid teenused jäävad nii, nagu nad olid, aga mingid on siis kas mingi extra special boonusega, mis inimesed, kes tahavad sinusse rohkem panustada, et nad saavad siis seda teha. Just nimelt, et see lubamine, et ma luban endal avaneda veelgi suuremale, ma luban endal öelda jah veelgi suuremale poole, ma luban endal väärtustada ennast. Ja igal hetkel elu saab mulle tuua täpselt seda, mida ma vajan. Ma olen sellele täielikult avatud. Ja see, mis sind koheselt aitab, on see, kui sa panustad igakuiselt enda tervendusse. Võib-olla siis, et käid iga kuu massaažis, tervendusseansil, kus iganes sulle meeldib ennast kosutada või spaas või looduses või reisimas. Et sa oled pidevalt sellises iseenda väestamise voos. Et suurem sissetulek tähistab ka seda, et sa saad rohkem endasse panustada. Et see endasse panustamine on väga oluline koht, sest et siis näeb universum seda, et ta saab ka sinusse rohkem panustada. Et universum astub 1000 sammu nende eest, kes astuvad ise esimese sammuni, et see esimene samm tuleb ise teha. Küsime, mis sul aitab koheselt ennast rohkem väestada. Vaata, kui huvitav, tuleb sulle sõnum, et mineviku elude tervendusrännak. Et mul on ka üks regressiooniteraapia meditatsioon salvestatud, kes tahab, võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com. Saan seda meditatsiooni teiega jagada. Et võimalik, et siin sa saad ka oma kas mineviku elust mingisuguse talendi noppida või mingisuguse ploki vabastada, mis on sul olnud näiteks eneseväärtustamise teekonnal ees. Miks sa ei ole julgenud varasemalt kas rohkem endasse panustada või väärikamat tasu küsida, et mingisugune koht tahab siit nagu prunt tahab eest ära minna. Et praegu, mida sul on vaja siis teha, on usaldada, et see, mida sina tahad, seda elu tahabki sulle pakkuda. Ja kui see tekitab sinus vastuolu või ebamugavust, siis just nimelt eelmiste elude rännakul sa võid saada selle vajaliku vastuse või taipamise või arusaamise, mis on tarvis enda sees, mis nihe on vaja teha või kuidas oma hoiakut või uskumust suunata nii, et sina ja algallikas olete täielikult üks, et ei ole sellist lõhestatust teie vahel. Et kõik, mis su elus praegu on, sa saad sellega suurepäraselt hakkama. Seda öeldakse sulle kindlasti. Kõik, mis su elus on üles kerkinud, sa suudad seda lahendada, sa suudad läbi minna kõigest. Ei ole lahendamatuid kohti, on võimalused. Näiteks üks mu tuttav oli väga huvitav. Tal oli lugu selline, et ta oli kunagi tahtis just mingit äri teha. Ja siis kõik see kaup, mida ta tellis, kõik see kaup läks kaotsi. Ja siis ta oli väga suurtes võlgades, aga tänu sellele, et ta oli nii suurtes võlgades, leiutas ta uue äri, tänu millele on nii paljud inimesed saanud nii palju rohkem õnnelikuks Eestis, pluss ta on aru saanud, kui võimas looja ta ise on. Nii et ükskõik kuhu elu on sind pannud, mis iganes veidrasse situatsiooni, sest see veider situatsioon on tegelikult alati abiks, et hing saaks välja arendada mingisuguse kas uue aspekti või tugevdada mingit oskust, mingit omadust, mingit väge, mingit võimet suurendada. Et kui su elus on mingi selline koht, siis vaata aga kuhu see sind suunab, kui on keerulisus, kuhu see sind suunab. Et vahetevahel need jumaliku plaani lahti rullumised võivad tõesti tunduda, et ma pean siit üksinda kõrbepraost läbi pugema ja ma ei näe, kus see järgmine oasikoht on, aga elu ütleb, et lihtsalt jätka. Sinu jaoks on jumalik plaan olemas. See kogemus, mis võib tunduda piiranguna, on sulle tegelikult abiline. Sa võid paluda, et elu vabastab kõik mitte toetavad piirangud ja toob sulle ressursid, vahendid, inspiratsiooni, kuidas luua see uus oaas, mida sa oled igatsenud.
sest et elu ütleb, et see on sinu jaoks täiesti võimalik. Mäletad, esimene kaart oli sinu jaoks eduväravad. Edu on sinu jaoks garanteeritud, edu on vältimatu, see tuleb. Sul on vaja olla avatud sellele, et kõik, mis su elus on sind praegusel hetkel toetav. Kõik toetab sinu progressi, sinu protsessi. Vaatame, mida teha, et see protsess ja progress saab kõige paremal moel lahti rulluda. Ongi, see, mis ma just rääkisin, eks ole, et endasse rohkem panustada, et siin tulebki küsimus, et kuidas ma saan olla endaga rohkem lahke, pakkuda endale rohkemat, see just siin ja praegu. Nagu ma ütlesin, universum panustab neisse, kes ise endasse panustavad. Teed ühe sammu ise, teeb universum sinu eest 1000. Võimalik, et üks edu võtmetest, mida sul on vaja siin kasutada, on mäletamine, et enda heaolu eest hoolitsemine ei ole raiskamine, vaid endasse investeerimine. Kui sa investeerid endasse, hakkab ka elu sinusse investeerima, nii et mitte, et ma hakkan massaažis käima siis, kui mul on see, vaid see, et selleks, et luua seda kõike head, ma hoolitsen enda eest parimal moel ja vaatan, mis siis toimuma hakkab. Nii alustasin ka kunagi mina väga, ütleme, miinustingimustest, see oli just mingi 15 aastat natuke rohkem aega tagasi. Aga esimene asi, mida ma õppisin oma külluse teekonnal, on see, et kui ma endast hoolitsen, hoolitseb elu ka minu eest. Ja soovitan seda katsetada, tunnetada ja vaadelda, kuidas sa saad veelgi paremal moel tuua ennast kõrgemasse sagedusse. Kõrgemas sageduses näed sa lahendusi. Tulevad head tunded magnetiseerivad paremaid kogemusi. Paremad kogemused toovad arusaamise, kuidas sa lood oma positiivsusega. Luues positiivsusega sa saad aru, et sa suudad luua kõike, mida sinu süda sulle juhatab. Ja nii see on. Loodan, et said siit kaardi lugemisest üht-teist kasulikku. Tea, et sa väärid kõiges kõike head ja edu on sinu jaoks kindlasti tulemas ja nii see on. Ole õnnistatud, hoia seda tunnet, et edu sagedus juba on siin. Mäletad, edutants, rõõmutants, tänutants iga päev ja nii see on.